Noortel meestel, aga miks mitte ka noortel naistel mitmel pool üle Eesti on täna tähtis päev, sest kui viimased 11 kuud sai oldud ajateenistuses, siis just täna on see päev, mil nad reservi arvati. Ja nii ka siin Miinisadama linnakus minu selja taga, kus ajateenijad oma mereväeteenistuse lõpetasid. Kõigil algab see sõduri baaskursusega, et see on nagu siuke hästi, läheb nagu 0-100, et päeva pealt kohe tuled ja siis me läksime Ämarisse ja kohe oli tempo peal 2 kuud järjest. Ja peale seda, selles mõttes, et raske on ikka, kui pead laevas olema, et kaua nagu lähedastest eemal ja värk, aga samas ka meeskonnaga koos seda kõike teha teeb palju kergemaks. See oli ikkagi merevägi, millega te seotud olite või? Jah, mina olen mereväes ja ma teenisin aega laeva peal. Et see ei ole selline maha visatud aeg, nagu paljud noored mehed võib-olla arvavad enne, kui nad seda kaitseväeteenistust üldse nuusutada saavad. Ja see võib tunduda küll niimoodi, et kulutad nii palju aega, et raiskad aasta, aga ma ei ütleks, et sa saad nii palju uusi asju näha ja kogeda, et see on väärt seda. Aga jäi teil näiteks pooleli midagi, kas ülikooli õpingud või ei saanudki ülikooli sisse astuda või? Ei, kõik sai tehtud, et nüüd saingi reservi täna ja siis nüüd ootabki ülikooli minekka. Merevägi on aasta-aastalt muutunud võimalustelt üha mitmekesisemaks ning aina rohkem leiab sealt oma kohaga naisi. Vanem madrus Amanda Sepp tuli ajateenistusse, kuid otsustas pärast väljaõpet mereväkke jääda, sest tundis, et just siin on tema koht. Ma tulin siia täiesti vabatahtlikult, erinevalt meestest, kes peavad siia tulema. Aga ja, nagu ikkagi algas teenistus sõduri baaskursusega. See pani kohe tammi peale ja siis 100%-ga hakkas minema. Kuna ma olen laeva peale sideoperaator, siis ma tegelengi rohkem kommunikatsiooni ja sõnumite kirjutamisega. Aga kas siis oligi ajateenistus see, mis ütles, et see on teie kutsumus ja võlus teid nii-öelda ära? Jaa, ma ütleks küll. Ma teadsin juba suht algusest peale, kui ma laevale läksin, et tõenäoliselt tahan tegevaks jääda. No esimesel päeval, kui ikkagi näha neid noori mehi ja naisi siit pääsest sisse tulemas, siis kindlasti on kohe aru saada, et paljud nendest ei saa täpselt aru, kuhu kohta nad sattunud on ja mis siin saama hakkab ja inimestel on erinevad põhjendused, et miks nad on ajateenistuse tulnud. Mõni võib-olla soovib lihtsalt teha endale autojuhilube, mõni teab, et näiteks mereväes on temale erialaspetsiifiline ametikoht, aga neid ei ole väga palju. Üldjoontes on see, et viimane päev, kui nad siit ikkagi reservi lähevad, siis nad lähevad siit reservi tänutundega. Ajateenistuse jooksul õpitakse vastutust, meeskonnatööd, pingelistes oludes hakkama saamist ning avastatakse sageli ka ameteid ja võimalusi, mille olemasolust varem aimugi polnud.